Tere hommikust, õigemini mitte hommikust, vaid lõunast. Järgmine päev, järgmised kohad. Eile käisime väljas söömas. Tutvusime natukene Kaunase õhtu või ööeluga ja nüüd liigume Vilniuse poole. Et lihtsalt praegu tee pealt hakkas silma üks suur korsten ja keerasime korra maha, et kaeda lähemalt. Kui te nüüd näete, siis seal on tegelikult 3 korstent on siin olnud. Üks on täispikkuses alles, üks on siuke pool maha võetud ja üks on täitsa traktor seal otsas toimetab, et selline koht, kui ma nüüd ei eksi, Elektrinikai ehk siis väga tabav nimetus asulale. Et ega siin muud ei olegi, ilmselt tulime, vaatasime korra korstnad ära ja lähme sõidame edasi Vilniuse poole. Nii, nüüd oleme jõudnud Vilniuse külje alla. Tegemist siis Vilniuse õhukaitsebrigaadi peakorteriga koodnimetusega OTKOL. Praegu on ala kuulub Leedu kaitseväele, aga nad ei kasuta seda väga ja ma sain aru, et igaüks tohib siia sisse tulla. No vot, see siin siis oli KPP ehk Pääsla. Maa-alune komandopunkt peaks seal kuskil tagapool olema. Vot, et skae, veel üks krae. Jõudsimegi punkri juurde kohale, et siin ees on selline arvatavasti selline punanurga värk olnud. Ilus plats ja seinad ja siit sai üles vahitorni. Vot, see oli siis õhukaitsebrigaadi peakorter siin. Siin lülitud veel seinas. Mis suur. Ja siit läheb tõrk üles. Siin on mingid masinad siis seisnud. Ja generaatorid ja asjad olid nüüd siin. Mingi teine korrus. Mingi suur see saal. Vot siin on see vendiruum siis olnud. Mingi väga õline värk on siin. See kas on mingid radikad või? Okei. No vot. Siin oli siis see ekraanid ja... Ju siis. Alla.
see oli siin siis tehnikat täis kõik. Siin siis istusid, jälgisid neid ekraane, et kapitalist õhupiiri ei rikuks. Kui rikub, siis kohe saab tule peale tõmmata. Võt 1971 ehitati ja 1992 läksid Vene sõjaväelased siit minema. No vot, siin olid siis mingid masinad. Nõukogude armees pidi kõik laiguline olema. Nagu näete, siis isegi peldik põõsavilus on kamuflaažis kaitsevärvides. 92. aastal siis viimased pabulad sinna poetatud ilmselt. Tere hommikust, 3. päev, Leedu pealinn Vilnius. Tulime vaatama Vilniuse rongijaama, et väike kõrvalepõige militaarobjektidelt. Läheme kaeme perra, mis värk on. Pärast vaatame mingeid muid kohti ka. Ja siin on natuke teistsugused rongid kui meil. Ilm on jälle soe, väike paistab. Hotellis sai hommikusöök kõhtu pistetud ja täna hakkame vaikselt siis kodu poole tagasi liikuma. Et nii see aeg lendab. Leedus ja Lätis peab praegu ikka veel koroonaviiruse pärast avalikes kohtades maski kandma, et ilma maskita praegu siia jaama ei pääseks. Vaatame sealt eemalt paistsid mingid huvitavad vagunid, vedurid, et lähme vaatame neid ka. Tundub vist, et see on siin mingisugune raudteemuuseum. Seal teisel pool raudteesid, näete, on ka üks korda tehtud vana auruvedur. Ongi muuseum. Mis siin üleval on, selle veekraani peal on kiri 1938. Vilniuse raudteejaamast leidsime ka Tony Soprano. Valvab siin mingi kohaliku kabaka juures. No vot, vaata, keda siin kõike kohtab. Ma olen eestlane valge bluusiga Vilniuse Balti jaamas. Ei tea, võib-olla räägivad meie kohta siin midagi, aga aru sellest keelest ei saa mitte midagi kahjuks. Enne ühte militaarobjekti tegime veel ühe väikese peatuse Šiauliais.
et ega selle söömisega on siin väga keeruline siin riigis. Kohtades on toidu serveerimise järjekord tund aega. Et kui tahad süüa, siis ootad tund aega toitu. Tõenäoliselt on see selle koroonakriisi tagajärg, et meil pole töötajaid enam, kes seda sööki valmis teeks. See ei ole kusjuures mingi esimene ega teine kord siin. Nende päevade jooksul on pidevalt olnud need probleemid, et lihtsalt ootejärjekorrad on üle mõistuse pikad. Ei tea, tuleb poodi minna, võtta kirde, saia ja viinerit. Tekkis mõte, et lähme vaatame Šiauliai turult. Äkki saab sealt midagi süüa kiiremini. Keeruline. Sellist nõukogude lõhna tuleb siit, nõukogude aegset lõhna. Ei saa siit ka süüa. Peame minema edasi vaatama. Häda kõige suurem seal, abi kõige lähem, et leidsime sellise huvitava, selle koha nimi on Cao Bao, Aasia toit. Küsisime, et mis toidu ootejärjekord on 5 minutit. Kõik on lihtne. Saad endale kõhu täis ja ootad ainult 5 minutit seda kõhu täit. Koht ise päris siuke huvitav. Kokkuvõte. Kõht on täis. Toit toodi kiiresti. Maitse oli söödav. Ja nüüd lähme edasi siis tuumalõhkepeade hoidlasse. Ehk siis samasugune asi, kus me käisime esimesel päeval. Lihtsalt teises asukohas, neid oli 2 tükki Leedus. Nüüd me oleme sellesse teise väidetavalt pildis olema. Ja, hello. Nagu näete, siis kohalikud noored on päris sõbralikud. Et tore näha kohe, kui inimesed on rõõmsa meelega sellises palavas ilmas. 31 kraadi on see praegu soojamad. Nii huvitavaid väravaid KPP-s ehk kontrollpunktis ehk päästlastega ei ole ma varem küll kohanud. Ma arvan, et siin oli peal veel midagi, et see oli siuke esinduslik sissepääs siia. No kas me nüüd leidsime siis selle püha kraali või... Ai, kuradi oksed. Et kas siis see on see asi, mida me tulime siia otsima. Kuule, kas see on äkki see relvakontrolli post või? Praegu asjad võisid olla. Võib-olla. Aga siin on rööbas. Näe, siin on rööbas maas, jah. Siin siis on keskel see keeramise värk. Siin on ülevalt midagi. Siin on katus peal vastaga. Vist, jah. Siin on maha kukkunud. Tunned seda keldri lõhna tuleb praegu. Siin on uksed natuke teistmoodi käinud. No vaata. Siin on nagu põranda sisse lähevad. See on siit hingedega, ma arvan, Nii. Tuumalõhkepeade hoidla. Siin on kirjad alles. Mis on nagu tore. Tulekustuti märgid. Noh, see on siis see asi, kus peal oli see seadeldus, millega seda vagonetti või asja keerati. Noh, päris äge ju. Nojah, tuumalõhkepead siis seisid siin. Siit laagiti vaguni peale. Kliimasüsteemi osad siin on roostutanud ventilatsioon, õhuniiskuse
kuid jah. on kellegi nimed veel vaata, mingi vastutav või? Ja jahatu Edstoni sa Stajani. Ahah, mingi vastutab mingisuguse asja eest, et mingi tõstemehhanismi. Ahah. Siin on mingi huvitav süsteem olnud. See on siis jalakäijate sissepääs uks, mis siis peab igasugustele plahvatustele või tuumaplahvatusele vastu pidama. Maas vaadata, siin on ka mingid prii peal veski. No võt, see on siis see uks. Nüüd väljaspoolt vaadatuna. Väljast on nagu siuke niru uks, eks ju, aga... Jah, aga sees on siuksed uksed, et hoia ja keela. Öeldakse, et kes Leedus pole Ristimäel ära käinud, see ei olegi Leedus käinud. Mina ei olnud siin kunagi varem käinud ja sellepärast kuna see idee peale, siis hüppasime läbi siit. Muide, üks selline huvitav fakt, et 1993. aastal käis ka toonane paavst Johannes Paulus II siin mingisugust püha üritust korraldamas. No siin on ikka palju neid, jah. See on siis see mägi, see Ristimägi. Jah, ma olen piltide pealt seda näinud, aga pole ise kunagi siia sattunud. Sõna otseses mõttes Ristimägi. Näete, siin on, kõik on täis väikeseid riste, ükskõik kuhu vaatad. Siin piisikesed siin. Kõik kohad täis siin. Millises koguses siin neid riste on, noh, selles mõttes nagu umbkaudu, et suurusjärk on päris kõva vist. Tere tulemast tagasi Lätti. Ikka kõrvale põige Meiteene raudteejaama. No ma ei tea, see ei näe siuke välja, et siit mingi reisirongi liiklus käiks. Aga ei tea. Ilmselt see oli mingi piirijaam kunagi siis. Näe, seal on kuivati. Huvitav, et see uus valgustus on selle perrooni lõpuni viidud, kuigi see perroon on, noh, näed isegi, milline ta siin lõpus on. No, seal on mingi variant vist kunagi olnud. Pinnas on ümbert ära kaevatud. You're in my mind. I'm never afraid to go somewhere behind. You're always around, never boring and loud. From now until the end, my imaginary friend.